Head autojuhid, nagu igal nädalal räägime ka täna teile ohutust liiklemisest ja meie reporter Kerli ongi juba ootel, et tuua teieni järjekordne oluline, aga ka erakordselt põnev teema. Tere kõigile! On täiesti tavaline, et veidi võõramasse kohta sõites kasutame me GPS-süsteeme. Neil on omad plussid, aga neil on ka omad miinused. Ja lisaks lihtsale navigeerimisvõimalusele on neil veel funktsioone. Sellised populaarsed GPS-rakendused nagu Waze, Google Maps juhatavad meid punktist A punkti B, aga milliseid funktsioone neil veel on? Need on tõepoolest kihvtid asjad. Kõige parem funktsioon närviliste juhtide jaoks on see, et need aitavad natuke liiklust vältida. Ehk siis nendesse koguneb liiklusinfo ja algoritmid arvutavad siis marsruuti niimoodi, et natuke aitavad vältida seda. Aga näiteks Waze'i puhul on palju suuremat kasu. Teised kasutajad märgivad sinna näiteks löökauke, ulukeid teel. Talveperioodil on seal kaardi peal lumesahad ja näiteks saab panna ka hoiatusi, et kus tee on kinni tuisanud või jäine. Miinuspool on muidugi see, et peab pilgu ekraanile korraks suunama, aga navigeerides aeg-ajalt seda niikuinii teed. Olen aru saanud, et Google Mapsil on üks selline funktsioon, mida väga palju just ei teata, aga näiteks ta aitab mul auto üles leida autoparklast. Ja see on üks Google Mapsi tore lisaomadus, et kui sa jõuad kuhugi kohale, võtad selle Google Mapsi endale ette ja siis näitab kaardi peal sinu asukohta sinise täpiga ja kui sa sinna peale vajutad, siis ta lubab sul selle asukoha ära salvestada ja siis, kui sa näiteks autost kaugele matkad ja ei oska enam tagasi minna, siis pärast sa võtad selle sama Google Mapsi ja siis ta näitab sulle pargitud auto asukohta ja siis hakkadki seda kaarti enda täppi nii-öelda selle autotäpiga siis ühildama ja lõpuks leiad selle auto üles. Mul on seda hädasti vaja, sest ma ei leia poeparklast mitte kunagi oma autot üles. Näed? Väga tore. Ui! Kerli, see oli praegu väga hea näide, et kui sul on mobiiltelefon ees, siis sa pead natuke ringi ka vaatama, et see läks praegu väga napilt, et sa selle augus ei kukkunud. Tõsi, ja nüüd kujuta ette, kui sa sõidad ja samal ajal telefoni näpid, siis on... Tõsi, selles suhtes on sul väga õigus, jah. Jõuamegi asja tuumani, kuidas kasutada navigatsioonirakendusi autos nii, et me sõidu ajal telefoni ei näpiks. See on üsna autopõhine. Et uuemates autodes sõltubki sellest, et kas on see mobiiltelefoni tugi olemas, ehk siis kas Apple CarPlay või siis Android Auto. Ja siis omakorda see häälkäskluste kuulamine, see sõltub ka autost, et mõni auto saab aru, mõni auto ei saa aru, aga üldiselt tuleb mõelda sellest nii, et kui sa võtad oma telefoni ja siis näiteks Siri või Google'i assistendiga üritad suhelda, et kui palju ta sellest aru saab. Eesti keelt ei. Hääldused eriti sõitvas autos pigem ei, aga lähme vaatame, mis see teha oskab. Näiteks pildil oleva masina puhul on võimalik telefon autoga ühildada ja kasutada siis kas auto enda navigatsioonisüsteemi, Waze'i või Google Mapsi, kuidas soovi on. Häälkäskluse nupp on rooli peal, et ei peaks teelt pilku tõstma ega ekraani katsuma. Paneme selle natuke proovile ka. Ütleme, et ma tahan sõita Võrru ja ma tahaks anda talle häälkäsklust. Eesti keeles ma seda teha ei saa, inglise keeles. Proovime. Sõidan, käed on kenasti roolil, tahan Võrru minna. Vajutan põidlal seda nuppu. Navigate to Võru. One option is BMW Suomi app on origin Vanta. Ühesõnaga Võru ta ei leidnud, sest et õ-täht käib inglisekeelsetele seadmetele üle jõu. Aga proovime näiteks Tartut. Navigate to Tartu. Getting directions to Tartu. Selle leidis kenasti ülesse. Aga kui nüüd poole tee peal Tartusse, ma ikkagi tahaksin sõita Rakverre. Kuidas ma siis poole tee peal lihtsalt vajutan vahepeal nuppu ja ütlen, et... Navigate to Rakvere. One option I found is Rock Ferry Station in Birkenhead. Ta Rakveret ei leidnud. Rakvere on rohkem nagu Rock Ferry Station. On selge, et keset sõitu ei ole uue aadressi valimine häälkäsklusega kuidagi tulemuslik. Seega tuleb leida ohutum viis. Näiteks saab seda teha nii, et sõidad, tahad kuhugi mujale minna. Find gas station. Sest sellest saab ta aru. One option nearby is Olerex on Vabajuice Pure Siis ta leiab esimese tankla, kuhu saad navigeerida ja turvaliselt peatuda ja siis seal uuesti oma reisiplaanid üle vaadata. Samuti tasuks enne teele asumist külastada veebikeskkonda Tark tee. Siit saab infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta.
Samuti saab näha teekaamerate pilti. Eestis on ilma ja teeolud väga muutlikud. Targast teest saadki näiteks vaadata, milline on olukord Otepääl enne kui Tallinnast sõitma hakkad. See aitab arvestada näiteks libedusega ja olla juba eos ettevaatlikum. Meil on GPS, meil on portaal Tark tee. Kuidas me veel saaksime muuta oma teekonna sujuvaks ja ohutuks? Lisaks sellele info kogumisele ei tohiks unustada kõige olulisemat. Miks me seda üldse teeme? Me tahame teada, kuidas täpselt sihtkohta sõita, millist teed mööda ja punkt 2, me tahame teada, kui palju see teekond meil aega võtab. Ja tuleb arvestada sellega, et talvisel teel võib kuluda aega natukene rohkem, seetõttu tuleks ka väikse ajavaruga välja sõita ning mis kõige põhilisem, kui väljasõit mingil põhjusel hilines, siis nii ongi, teekonnal sa seda aega tagasi teha ei saa. Talvel tuleb sõita ettevaatlikult ja lihtsalt kulub aega nii palju, kui kulub. Mitte kunagi ei tohiks olla nii kiire, et sööstame liiklusesse telefon näpus, pööramata tähelepanu teeoludele. Me kõik tahame ju jõuda pühade ajaks koju, pere ja sõprade juurde. Nii et häid pühi ja head teed!